Nii, austatud volikogu liikmed, kell on saanud 3, ülekanne ka algame. Hea. Ennem kui volikogu alustame, mul on väike võlg siin, et eelmine kord tekkis traditsioon, et lõpus neid kingitusi ma arvasin, et Imre tuleb ka, aga eelmine kord ei olnud Imret, et Imre ka tahad jälle. Nii, peaaegu nagu traditsiooniliselt on meil kohal istungil 15 vallavolikogu liiget. Tore, et protsent on 100. Meil on kokku pandud 5-punktiline päevakord. Kas jällegi on päevakorra suhtes ettepanekud küsimusi? Ei ole. Siis palun, kes on selle päevakorra poolt, palun käedest minu märk anda. Ja aitäh, kõik ühehäälselt nõus. Alustame päevakorra läbivaatamisega. Esimene päevakorrapunkt, vallavalitsuse infominutid ja vanen Raul. Tervist, austatud volikogu, vallavalitsus, külalised, et see oli ülevaade, mis tehtud vallavalitsuse poolt. Alustan eelarvest, et siin on siis eelarve tulud eelmisest korrast siis juba suurendatud nagu eelarve või lisaeelarve lisatud siia ja põhitegevuse osas siis on tulus, me oleme kokku korjanud 79% ja põhitegevuse kulusi oleme teinud siis 74% ulatuses. Siin tuleb nagu arvestada, et siin on eelmise kuu seisuga, et siin on just tekkepõhine ja põhitegevuse tulem on hetkel siis väga positiivne 346 000. Investeerimistegevus on siis tehtud praegu 874 000 eurot. Tänaseks on võetud investeerimislaen tingimused 10 aastaks ja 9,500 eurot intresside 1,06% plussi euribori. Tulumaksu on laekunud, siin on siis Setomaa valla kolm viimast aastat, ma näitasin ka, ma panin jällegi, et oleks silma ees, et eelmine kord ka näitasin, et oli 5 aastat, aga see roheline tulp siis on selle aasta laekumine. Tegelikult meil on nagu hea laekumine ja 3 viimast kuu on nagu pandud lihtsalt umbes 200 000 lihtsalt, et tuleks tabel nagu ilusam nagu täis, et neid me veel ei tea ja selle kuu oktoobri viimast laekumist ei ole ka veel olnud, et oktoobri kuu laekumist me täpselt ei tea. Ma tõin siia välja ka Võru maakonna teiste omavalitsuste tulumaksu laekumise. Et natukene vaadata, see on augusti lõpuni, et siin ei ole ütleme 1. septembrini. Et versus eelmine aasta ja versus siis 22. aasta augusti lõpuni ja 1. septembrini. Et kui Setomaa vallas on selle ajaga laekunud 75,2% juba eelmise aasta kuludest, siis tegelikult Võru maakonna teistest valdadest on meil oluliselt paremini tulnud. Et ma mõtlesin, et lihtsalt võib-olla natuke lihtsalt teadmiseks, aga nagu arutelus ka, et miks see siis tegelikult nagu on nii olnud, et ma arvan, et suhteliselt küll ei olnud väga edukas, aga tegelikult üle 10 inimese või 20 inimest saime aasta lõpus väikese kampaaniaga, kes kirjutasid sisse ennast Setomaa valda ühe
ühe Setomaa valda sisse kirjutatud inimese näiteks tulumaks, kui tal on 1500 eurot kuupalk, sellele on siis see üks inimene tuleb tulumaksu 2000 eurot, mis tuleb Setomaa valda, nii et meil tegelikult on iga inimene nagu tähtis. Ja mul on tunne, et võib-olla see hea laekumine on natuke selle süü. Me ju eelmine aasta omavalitsuse plaanis tõstsime 100 euro võrra nagu palkasi nagu inimestel. See ei olnud väga suur, aga paljud rõhugi on öelnud ja tegelikult, et aasta lõpus on tulumaksu, kuigi suvel on kõrgem tulumaksu laekumine, aga võrreldes eelmiste aastatega, et on nagu juba väiksem olnud, et mina nüüd väga täpselt ei tea, ei ole kuulnud, et Setomaa vallas selliseid koondamisi on olnud, aga ümber näete, et mis nagu toimub. Et me oleme siin piirkonnas selles osas nagu on meil hästi. Järgmine aasta on. Aga just sellega, et me plaanime nüüd vallavalitsuses sellist ka kampaaniat veel aasta lõpuni, et tulla Setomaale, tulla Setomaa valda, registreerida Setomaa valda ja igal juhul see on meie nagu võimalus, nii et teie tuttavad ka ja kui teate, et ei ole registreeritud, siis 1. jaanuari seisuga või 31. detsembriks registreerimine tähendab aasta otsa tulumaksu nagu Setomaa valda. Mis vallavalitsuse istungitel siin toimub on, et on siis ka Värska gümnaasiumi riigihanke Värska gümnaasiumi rekonstrueerimine välja kuulutamine. Sellest korraks rääkisime, kuulutasime välja, vaatame, mis see nüüd siis nagu tuleb. Et praegu on juba tegevused käivad küsimustele vastamised ja kõik asjad. Siis oli kirjalik enampakkumine, oli korterite osas, tunnustuste avaldamine olid ettevõtjad, laenuvõtmisest rääkisin, avalikke üritusi on meil mitmeid olnud, kortermajade toetuse andmine, toetuse mittemaksmine, tegelikult oleme selle ära otsustanud, lepingud on vist sõlmimata, aga on tuli 6 taotlust, ma jagasin 5000 ära. Siis riigihange Mikitame hooldekodu sillustamine täiendava inventariga, et see siis on nagu see teine väiksem hange, nagu sinna juurde esimese hanke täitmine praegu käib. Siis on huvitegevusega seotud avalduste rahuldamine, 2,5 õnneks. Ja ehitusloa, ma tõin, tegelikult on ehituslubasid ja projekteerimisi päris palju, aga ma tõin siin välja ühe, et seesama passiivsele elektroonilise side juurdepääsu võrgu rajamise nagu ehitusluba. Neid nagu ka üle valla, need on mitme kuu jooksul nagu toimimas ja neid välja ehitatakse ka. Nii et see tähendab see kiire internet. Hoolduse ja hooldetoetuse maksmise lõpetamine, ühekordsed sotsiaaltoetused, neid on rohkem olnud, et siin on välja toodud. Meil on viimased külapäevase liitmised, siis seesama, see Mikitame hooldekodu sisustamise nöördi ja püsiinventariga, siis see esimese hanke edukaks tunnistamine, see käib praegu, eluruumi üleandmine, muusikakooli hoolekogu kinnitamine, siis väikepaatide sadama ehitamine, pakkumise edukaks tunnistamine ja seega siis praegu esimene töökoosolek on peetud, seal oli probleemi natukene eritoimetusloaga, selle muutmine on käigus ja ma loodan, et ütleme nii, et läheb plaanipäraselt ja sellel aastal nad saavad kohe alustada nädala 2 pärast tööd. Osaline ka jäätme vabastamine.
mis veel muud, pidi toimuma ka näost näkku kohtumine Riina Solmaniga, aga tegelikult toimus veebis, rääkisime Setomaa arenguprogrammi käivitamisest, jällegi ta pole käivitunud ja eelmine aasta öeldi, et see tuleb Võrumaa Arenduskeskusesse ja te saate koha peal raha jagada, ta tuleb, aga need ametnikud seal oma määrustega vaidlevad ja tegelikult kannatajad oleme meie. Me andsime nagu selge sõnumit, et me tahame kiiremini seda rahastust. Nii et ma loodan, et see ka nii nagu siis läheb käima. Seal oli veel natukene nagu teist öelnud ka. Edendusfondi komisjoni koosolek jagati toetust inimesest 3 ettevõtjale. Spoku arutelu on siis nii, et see tähendab siis elektrooniline taotluste vormide koostamine. Me oleme valla valitsuses sees seda mitu korda nagu arutanud ja tuleb lepingute ettevalmistamine ja siis hakkavad järjest ka sellised vormid nagu välja tulema. Need vormid peame ise looma, ei ole nii lihtne. Oli ka kuningriigi koosolek, siis leppisime kokku, kes on peakorraldajad ja endine arendustel stuudiooperas Rõsnas kuningriigi peakorraldaja. Korraldusmeeskond oli ka juba osaliselt kohal, nii et see läheb edasi. Väliskomisjon, Riigikogu väliskomisjon käis Setomaal, rääkisime oma muredest ja probleemidest ja kui palju oli just nendest ületervikudest, aga mida me räägime praegu on nagu liiga kinni, et me saame aru sellest, mis nagu edasi. Setomaa turismi volinikud toimus ka valgus osapool. Siis ühistöö ja kanalisatsioonivärgi arutelud ja koosolekute toimivad, jooniste koostamine, täpsustamine täpsemate materjalidega. Ma loodan, et ta peab saama aasta lõpuks valmis ja kui nüüd läheb nagu kõik materjalid koos, siis võib-olla haaran natuke laiemalt ka, et üle vaadata. Et see tuleb ju oli kokku. Siis oli ka Värskas oli energiaõhtu, kus minu meelest oli tegelikult vähe osalejaid, 10, aga sai päris palju nagu infot, paneelide osas. Kiirendagi üldkoosolek, kuulda on. Ütleme nii, et ma tean, et kuskilgi eelnevatest jääkidest ikkagi on rahates kuskil 200 000 on nagu üle, mis ei ole ära kulutatud, tähendab, et projektid täitmata ja eeldatavasti tuleb siis jällegi järgmise aasta märtsis siis selle veel vanade jääkide voor, et kellel mingi mõtted on, et siis tegelikult võiks mõelda, et märtsis tuleks üks voor, mida kuskil suurusjärk 200 000 kogu vooru peale, et siis on võimalus taotleda. Kriisikoolitus oli allasutustele ja vallavalitsuse liikmetele ja lumetõrje avalduse läbivaatamine, et me nagu korraks, et selle kohta kindlasti tuntakse huvi, et see tähendab see, et Lauri on üle vist 200 avalduse ja me oleme nüüd mõtlenud, et kes vastavad tingimustele, kõikidele tingimustele, aga me suures aastatunnas öeldame nii, et väga mitmetel ei ole prügiveolepingut, mis määrus nüüd ütleb, ta ei ole valda sisse kirjutatud või tolleste asukohta, et tegelikult osad on veel sellised, kus on valda sisse kirjutatud, tal ei ole nagu tolle majaga, aga siis on tal nagu täidetud see asi siis prügivedu sisse kirjutatud ja me tegelikult vaatame ka seda, et kellel tee otsas on sissesõidukeelu märk, siis me põhimõtteliselt kui nendesse kohtadesse ei lähe. Praegu saadan välja kirjad, kellel on probleeme, palun need nagu just täita ja ka need, kellel on kõik korras, siis saadame ka vastust välja.
arvatavasti suurusjärk Lauri arvates võib-olla 5-6, mina arvan, et võib-olla 100 inimest pole avaldust esitanud ja meil on tunne, et nad esimese lume lükkamisega siis hakkavad need nagu välja tulema. Aga kuna siin on ikkagi nagu päris palju asju, siis me praegu tegeleme sellega ja kuna mahud on suured, siis me loodame, et enne lumelükkamist me jõuame kõikidega nagu ilusti nagu ära suhelda. Uued töötavad, seda ma siis üles arendusspetsialist Margeri, siin koha peal. Ja lastekaitsespetsialist on ka meil siis Liinu Lümbak, kes tegelikult on poole kohaga nüüd töödes, küll täis lapsega, aga et ta on ka nagu lastekaitsespetsialist on ka meil töödes. Nii, aitäh, Raul, on kellegi vallavanemale küsimusi? Palun, Arno. Oleks küsimus hooldekodude kohta. Paistab, Miklemäe hooldekodu meil ei tööta veel, aga kuuldavasti Meremäe hooldekodust on siis osa töötajaid juba koondamisel saanud. Kuidas siis tagatakse Meremäe hooldekodus olevate klientide teenindamine heaolu nende siis? Ma ei oska praegu täpselt öelda, sellepärast, et jah, et võib-olla Martin vastab täpsemalt, et hea oleks nüüd ette teada neid küsimusi, siis ma saan uurida. Martin vastab. Jah, esimene koondamisteated läksid välja suvel, kus septembri algusega pidid inimesed tegema valiku, kas nad lähevad tööle või lähevad koondamine. Tollest hetkest selgus, et Mikitana hooldekodu ei saa valmis septembri alguseks ning hooldekodu juhataja saatis teate välja, et seda koondamise etteteatamist me pikendame kuni 1. novembrini. Üks töötaja ei olnud nõus sellega, tema sai koondamise ja teisi inimesi hetkel koondatud veel ei ole. Hetkel seisukohal on üks inimene koondatud. Aga see selles mõttes ei ole nagu olukorda raskemaks teinud, kuna neid inimesi on ka vähem, ei ole neid välisena klientide puhul. Aitäh. Ma tahaks täpselt seda küsimust, et kuuldavasti on ka järgmised töötajad saanud koondamise, kes 1. novembriks, nagu ma aru saan, Mikitana hooldekodu meil ikka ei tööta. Kuidas siis ikka tagatakse Meremäe hooldekogu kodus olevate klientide heaolu, et kuidas nad ikka on hooldatud, mitte jäätud sinna kusagile, ma ei tea, täna kas on tööle, kas homme on tööle, ma ikka ei saa aru, kas siis on meil, hakkab ta ikka töötama samasmoodi, nagu ta täna, homme ja kaua ta töötab. Ma vastan, et jah, et praegu töö käib esimesel võimalusel viia üle Meremäe hooldekodu kliendid Mikitana peresektori hooldekodusse. Hooldekodu juhataja on juba hooldekodurühmaga rääkinud, et nii kui kõik vastab nõudele, siis need inimesed viiakse üle. Et hooldekodu juhataja kindlasti on kõikide töötajatega rääkinud ja eeldatavasti on nad andnud nõusolekut jätkuvalt nii kaua, kuni toimub kolimine. Meie vallavalitsuse andmetel hetkel nagu inimesi seal nii-öelda hädas ei ole, et töökavas. Igal juhul tuleb inimesega kedagi nagu hooldamise järgida ja hooldamise ikka keegi ei jää. Aga ma ei tea viimast täpselt seisu, sellepärast, et ju meil on hooldekodu direktor, juhataja Anne, kes tegelikult vastutab selle eest ja ju tal on ka nagu organiseeritud asjad. Kõik viimast seisu ei tea. Aitäh, on kellelgi veel vallavanema küsimusi?
palun, Maarja. Eelnevalt mainisite lumetõrjega seoses jäätme, on tulnud välja, et inimestel ei ole jäätmelepinguid sõlmitud. Kas olete arutanud, et kas, kui selgub, et inimene elabki seal, tegelikult me teame, et meil on selliseid leibkondi, kus inimesed elavad, aga neil ei ole jäätmelepingut. Et kas te olete arutanud, et vallavalitsuselt teha inimestele väike soovitus või kuidas sellised üldse käituda? Et ma saan aru, et väga palju aastaid inimesed ei ole soovinud endale, ma ei tea, mis põhjustel. See on kohustatud. Jah, on nagu selles on teema, et nad lähevad teise inimesed, nad on kas siis ja ma ütlesin, et me tegelikult saadame kirja välja, et nad peavad nende tingimused täitma. Et see, et kui meil ei ole jäätmelepingut, siis nad peavad jäätmelepingu nagu tähendab siis sõlmima või taotlema teatud põhjustel siis ka vabastada. See vabastamine on ainult teatud tingimustel saada. Et igal juhul nad peavad selle täitma. Et see on väga hea nagu prügimajanduse korrastamise nagu meetod, lumetõrje näidata. Ja kui nüüd Lauri ütles, et suures laastus, et kus need inimesed on, need on ikkagi 5-60 või vähemalt, siis need käpid on kaardi peal või tihedamalt on Meremäe. Et me siis suhtleme nüüd nende avalduste tegijatega nagu väga selgelt ja otse, et nad peavad need tingimused täitma. Ma olen märganud probleemi sellepärast. Ma ka kommenteerin, et korralda jäätmepeitust me Rauliga vaatasime, et seal on tegelikult väga palju neid, kes on prügifirma lükitanud välja maksmata jätmise suhtes. Ja nad ei kipu seda tagasi lülitama, et mõnikord tundub, et tal ei ole lepingut tehtud, aga tegelikult võib olla ka prügifirma, kes väikselt hästi taga. Mida maksma? Aga kui on ära kasutudega, siis peab jälgima, et juhtud tagasi. Nii, on kellegi veel küsimusi vallavanemale? Palun, Aid. Mis see oleks reaalne aeg, millal see siis uus hooldekodu tööle hakkab? 1. november. Ütleme niimoodi, et ma nagu ei saa nagu iseenesest nagu ma ei saa nagu sellest aru, miks volikogu liige lähevad korraldama mingi hooldekodu juhataja tööd. Et noh, et see on, ma ei oska praegu vastata, oleks ette küsinud, oleks toonud siia volikogu liige läheb korraldama, et kuidas nagu peaks tööd tegema. Tehakse esimesel võimalusel. Ja ongi, et võib-olla on 1. novembril töö. Äkki on 1. novembril. Et sinna on veel mõned päevad aega, et tegelikult praegu pingutatakse. Nii, aitäh. On kellegi veel küsimusi vallavanemale? Tundub, et ei ole, siis aitäh, Raul. Ja lähme päevakorraga edasi. Nii, päevakorrapunkt number 2. Vallavalitsuse koosseisu muutmine, ettekandeks sõna vallavanema Raul. No, seoses sellega, et Marika Loodus lahkus siis vallavalitsuste töölt ametis, siis on ettepanek vabastada Marika Loodus vallavalitsuse liiga kohustustest. Hetkel praegu mitte kedagi asemele panna. Aitäh, Raul. On ettekandjale küsimusi? Ei ole. Sõnavõtusoove? Ei ole. Siis aitäh, Raul. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, vallavalitsuse koosseisu muutmine. Kes on selle poolt, palun käetõstmisega märku anda. Aitäh. Kõik ühehäälselt nõus, seega otsus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 3, Setomaa vallavolikogu 31. märts 2022, määrus number 6, eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvutamisel muutmine. Palun ettekandeks sõna Martin Sulg. Lugupeetud volikogu, teie ees on siis määruse muutmise eelnõu, mis käsitleb siis elukoha kulude piirmäärade määramist toimetulekutoetuse
lisaarvestamisel. Et selle määrusega me muudame siis elektri hinna hüvitamist, et soov on tõsta siis ettepanek on tõsta elektri hinna seda maksumust 40 eurot 70 eurole, siis üksi elava isiku kohta või siis leibkonna esimese liikme kohta. Et vallavalitsuse arvates on see piisav hetkel, et inimesed saavad täisväärtuslikku elu elada, neile jääb piisavalt raha peale. Aitäh! Selle arutusel komisjon, sotsiaalkomisjon, palun ka terveks sõna Einar Oina. Jah, sotsiaalkomisjonis toimus koosolek, kus võttis osa ka sotsiaalosakond ja koos siis leidsime, et kuna see energia on nii kallis läinud, et tuleb seda piirmäära tõsta ja arutelu käigus saigi see number on 70, et ma paluks volikogul see eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh! On kellegi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 3. Sa võid kätt seda ka anda, sa saad miks. Eluaseme kulude piirmäära toetuse arvutamisel määruse muutmine. Kes on selle määruse muutmise poolt? Palun käidutina märku anda. Aitäh, 15 poolt, kõigi 1 poolt, seega on määrus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 4, avaldused kirjad. On kellelgi mõned avaldused kirjad, minule laekunud ühtegi sellel perioodil ei ole. Tundub, et ei ole, siis on see päevakorrapunkt veel läbi vaadata. Järgmisest istungist. Nii, järgmine istung on meil 24. novembril ja toimuskohas on Värska ja sellele eelnev eesseisus on 18. novembril. Te kõik volikogu liikmed saite Seto kongressi vanematekoju päevanemalt Saarevellalt kutse, et kell 12 toimub Kohataluga saalis Värska veekeskuses mis selline mõttetalgus. Ja siis sellele eelnevale on väga hea kell 11 teha seal volikogu, või see eesseisusistung koosolek ja kes varem pole eesseisuses käinud, siis päev tuleb seal pikk ja ma soovitan ja sooviks, et meil oleks seal volikogu kohal, siis arvatavasti tuleb suured mõttetalgus. Neid inimesi peaks olema 45, kes Setomaal erinevates organisatsioonides on nii-öelda siis eestvedajad edaslikud. Et on, ma arvan, et saame mõtteid vahetada ja tulevikku vaadata. Et siis eesseisus kell 11, veel samas Värska sanatooriumi veekeskuse Kohataluga saalis. Et päevakava teil on saadetud ja ootan veel, et on aktiivne osavõtt. Aitäh, see on volikogu istung lõppenud.